nii-öelda nautima seda rallit ja tiitli heitlust nii-öelda kaitsmist otseselt tegelikult ju plaanis. Loomulikult me mõtlesime sellest, aga siiski ei olnud. Aga meil hakkasid kohe äpardused pihta teisel katsel, kui me ei saanud stardist minema ja jäime sinna 23 sekundiks seisma. Ehk siis see oli juba esimene päris suur aps, et auto ei käivitunud. Nüüd täna esimese katsel sõitsime teelt välja vasta puud küljega ja õnneks ütleme, et vigastused ei olnud nii suured, et me saime ikkagist jätkata, aga siiski kadus väga palju aega ka sinna minema. Ja me ise võtsimegi selle nii-öelda kokku, et me pidime nii-öelda 2 korda endale restarti tegema või nii-öelda nullist alustama uuesti seda kõike nii-öelda võidetud sekundid uuesti tagasi koguma, mis olid nagu nende apsakatega ära kaotatud, et selles mõttes ütlen, et väga raske võitlus oli. First of all, this is first time in Rapla Rally and also first time with my coder, this time Ivo Putis, and then we have short time to manage our cooperation, but I think it's be very well, and then if we fight between overclass guys, Timo or Moava, then we try to push more, of course. But we have a lead, and then we just drive fast and then smart. Of course, little bit not so good feeling. Only 0.2 seconds till absolute win, but that's a rally, and then that's a different car. No eilne päev õnnestus vahe sisse teha, et täna oli vaja pigem nagu vormistada, et kuigi sellegi poolest meil oli probleemid autoga, õnnestus ikkagi vahe säilitada ja võita see ralli, aga ma arvan, et väga kihvt ralli, sain kõvasti uusi kogemusi ja saime ka vajalikud punktid siit nüüd. Plaan algselt oli ikkagi lõpetada ralli ja vaatasime, me ei olnud kindlad, mis tempo meil seal olema saab, aga nii-öelda Rapla eelne test oli meil positiivne ja tunne oli hea ja siis eks läksimegi niimoodi rahulikult peale, vaatasime, mis saama hakkab, et esimene nii-öelda päev näitas ära, et hoog on olemas ja siis see otsustatud, et tuleb ikkagi kindlalt pingutada ja olla selle teisel kohal lõpuni välja kui võimalik. Teine päev oli keeruline, seal osad kiiruskatsed jäeti ära, aga sellegi poolest oli nagu ralli oli äge ja katsed olid ägedad, et meil seal teise 3. koha peale käis ikka korralik võitlus, et vahed olid seal isegi vahepeal 0,1 sekundit, et siis saigi võetud otsus, et viimasel katsel pidime minema suruma, et see 1,1 sekki tagasi võtta ja õnneks meil see kuidagi õnnestus ja siis saigi nii-öelda tulemus selline, et teine koht MV4 ja juuniorite esimene. Esimene päev, meil oli kindel, kuna esiotsa read olid ikkagi suht nagu õredad, tundus esmapilgul, kiiremate autode read ja siis meil oli nagu kindel plaan, et mitte sõita esikümnesse ennast. Muidugi siis Niinemets meid teisel katsel nagu üllatas korralikult, et tegi sükse 15 sekise paki meile, mis tundus nagu püüdmatu. Ja siis vaatasime neid aegu ja siis meil oli nii, et enne viimast enne esimese päeva viimast katset, enne 4. katset oli meil siis veel nagu 10. kohani seal 2,5-3 sekundit ja siis oli selge, et ega me seal midagi rünnata ei tohi, et pigem nagu sõidame rahulikult omas tempos ja hoiame pigem natuke tagasi, aga hoidsime natuke liiga palju tagasi, kukkusime, nii taha me päris kukkuda ei tahtnud, Ja õnnetuseks siis juhtus Taavil nõnda, et olid seal mingid tehnilised apsud ja läks tal see auto päris katki lõpuks, et sellest on nagu ülikahju, et ma saadan nagu tänusõnad talle, et ta on juba 3. aastat teeb mulle kingituse siin, et väga soe nagu külalislahkus. Aga meie ralli kulges nagu selles mõttes suht pingevabalt, kuni me nagu lasime nagu liiga lõdvaks ja siis tegime mingid vead. Lasime siis Argo täitsa nagu selja taha endale, meil vist oli seal võib-olla äkki mingi 3-4 sekundit ainult vahet. Ja siis me lubasin Andrusele, et ma enam rohkem nagu süüksest lollusid ei tee ja siis võtsime suht nagu kindla peale lõpuni selle ralli. Rapla ralli see aasta meie jaoks tegelikult eriti keeruline ei olnud. Tehnika töötas kõik ilusti. Täna hommikul, laupäeval siis esimesed katsed olid keerulised, aga üldpildis oli nagu väga okei.
et eile sõitsime täiesti oma sõitu, vaatasime, et kuna võistluspaus on nii pikk olnud, siis vaatasime, kus me oma tempoga oleme ja hoog oli olemas. Täna kasvatasime seda võimalikult palju ja kahjuks küll suur konkurent lätlane kukkus ära, aga sellegipoolest siin uued tulijad, noored pakkusid väga palju pinget ja oli väga põnev. Konkurentsi poolest just kõige raskem ralli ei olnud, aga just see autotehniline pool, et auto ei tahtnud hästi püsida koos, et lagunes ära kogu aeg. Ja see tegi natuke raskeks, et suur tänu mehaanikutele ja sõpradele. Mis siis nagu juhtus? Oli ka elektrilised jamad autol ja oli ka poodidel läksid pooleks. Et terve päev võidanud igasuguste probleemidega. Esimene päev tempo oli enam-vähem ja nüüd laupäev hommikul oli ka täitsa hea, aga siis hakkasid autol probleemid ja siis ei saanud kõige paremini just sõita ja ajad ka just kõige paremad ei olnud. Rapla ralli sellel aastal oli, ütleme, katsete koha pealt oli ta väga mitmekesine, et see Paluküla küll, ta läks rööpasse lõpuks ja ka see Kernu katse, aga need olid ikka keerulised ja rasked, jah. Et oli nagu hästi teistsugune, jah, kitsas ja veokale peal eriti kitsas, et puuoksad ja kõike, mida pidi seal nagu vaatama, et kuskile kaare taha kinni ja et seal tamme võsa oli, siis tuli ikka vaadata seda. Et oli keeruline ja mitmekesine teistpidi, jah. Meil hakkas siis eile õhtul linnakatsega pihta. Linnakatse niisugune Rapla rallile siis juba omane. Selle meil õnnestus võita, endalegi natuke ootamatult. Aga ja teine katse jäi ära, kolmanda me siis natuke oli, ühesõnaga väikse sõiduviga tuli sisse, et selle me andsime ära, aga juba seal metsas oli mõnus. Tuli niisugune rüts sisse ja vaatasime, et niisugune tempo on ka paras. Ja siis teise päeva hommikul siis konkurendid õnneks tõstsid kõvasti tempot ja pidime sellega kaasa minema, et mitte jääda maha teistega võrreldes ja siis nii palju kui sõita sai, siis me hakkasime ka suruma, et kuskilt maalt.